Filmib. Täna lähme seiklema. Lähme kaasa minuga. Oleme siis jõudnud suurepärasesse looduslikku taevaskotta. Ja Tartu on tegelikult tuntud, Tartumaa siis on tuntud tänu sellele üle kogu maailma. Koobas. Ja mulle öeldi, et mis see siin on. Need on tegelikult inimeste soovid. Et kui sul on väike niidike või riidejupike, siis paned selle siia, soovid midagi ja äkki see läheb täide. Me ei tea kunagi. Me ei või kunagi teada. Heli. Siin on nüüd kirjas, et siin metsades liigub ka selline tegelane nagu metsavana. Ja minu kõrval on ka metsavana troon, kus siis ta vahepeal istub ja me võime teda siin kohata, kui me oleme vaikselt. Põhimõtteliselt, mida ta teeb, siis ta kuulab metsaelanik ja annab meile nõu, istudes siin looduse vormitud auväärsel troonil. Sa võid kuulda teda rääkimas puukohina, jõevulina, tuule või lumesulamiskeeles. Ja metsavana kõige lemmikum asi on see, kui mets on puhas. Ja vaatame, kas metsavana on siin praegu. Jah, me ei olnud vaikselt, nii et teda ei ole. Aga see on siin, see on tema troon, ma ise siia ei istu, sest mina ei ole metsavana, küll aga ma võin seda katsuda korraks. See on paar. Sellise nii uudka. Vaata, ta sai vastu pead, vastu kivi. Satri, kuidas ta proovib nagu. Vaata. Sa saad hakkama. Täis sport ju. See on MyFitnessi reklaam. Davai, teen sinust midagi. Ja siia on ehitatud ka uus sild. Nagu näha, siis see on väga uus. Ja siit on hea üle kõndida. Näete, ma lähen kõnnin nüüd suurde taevaskotta. Mis on teie lemmiklind maailmas? Meil ei olegi vist. Pardid ei ole? Ei. Sorry, pardid. Me oleme nüüd suures taevaskojas ja see on siis põhimõtteliselt suur liivasein. Inimesed on siia enda nimesid kraapinud seinte sisse. Tiiu Juhkam, Lepikov. Inimesed ikkagi tahavad minna ajalukku. Kui neid ennast enam ei ole, siis vähemalt on nende nimi suure taevaskoja kivisse raiutud. Füüsiliselt, nende nimi. Tegelikult on päris palju tuult, aga nagu siin on ümbert ringi on kõik suured, pikad, kõrged puud, mis on vist männid. Siin all on päris mõnus tuulevaikne. Siin on ju vesi, vaikselt voolab ja kõik on nii rahulik ja endalgi läheb. Maandan ennast siin. Tegelikult maandama peaks niimoodi, et sa võtad jalast ära ja lähed vette või muru peale ja kõnnid. Sest läbi kummitalla sa ei maanda midagi. Ja ühte trikki ma kuulsin veel, kuidas ennast maandada. Otsid kepikese ja kõnnid kepiga ringi ja kepp tegelikult maandab sind. Puukepp võib metallist olla isegi ja see maandab sind. Saad maalt jõudu, vahetad energiat
ütleme niimoodi. Nii et kas me otsime keppi või võtame jalanõud ära ja lähme vette? Nüüd ma saan kõik energiat endale. Ma olen oma jalanõud siia ja ma juba tunnen, kui külm mul on. Muud ma ei tunne praegu veel midagi. See on seda väärt. Ma ainult virisen ja see on väga külm. See on umbes nagu Saadjärve. See on ikkagi oja selles mõttes. Ma sain piisavalt energiat ja ma tunnen, et ma olen puhas. Ma lasen läbi selle kivi kõik halva minema. Ma lähen korraks veel vette. Ma tean, et te nüüd vaatate ja mõtlete, et oi, kui mõnus mul on, et ma tahaks sama asja teha. Aine. Alguses, kui me siia tulime, siis ma kartsin, et karu tuleb. Mul ei olnud nuga kaasas ega pipra gaasi. Siis ma mõtlesin, kuidas ma Jaanat kaitsen. Ja siis ma olin natuke ärev, aga nüüd ma ei ole enam. Ja ma olen lihtsalt siin hetkes ja ma kõnnin siin ringi. Siin on üks krabi või tähendab see kammkarp. Ma proovin ühe kivi peale minna. Vaadake mu jalgu. Need on krõmpsu läinud. Ma olen täiesti uus inimene nüüd. Ma leidsin kepi ka. Nüüd ma saan veel rohkem maandust. Tead, inimesed kusjuures maanduvad ennast ka niimoodi, et neil on kas siis vask, traat on tõmmatud läbi lina alt või siis madratsi alt või siis on vastu voodiraami ja siis vasktraadi ots on viidud aknast välja maa sisse ja siis sedamoodi sa magades maandad ennast ja su uni peaks olema rahulikum, sa oled rohkem välja maganud. Ma tean, et üks mu sõber teeb seda. Temalt ma mingit kommentaari selle kohta väga ei saanud, aga ilmselt kui inimesed seda teevad, siis see peaks ju töötama. Palju maksab 10 meetrit näiteks vasktraati, ei tea. Kummid jalga ja minema. Jalad on puhtad, nüüd ma lihtsalt ootan, kui nad ära kuivavad. Päikse käes, loodusliku päikse käes. Võtate soki selle ääre ja selle äärega teete jala puhtaks nagu. Nii, nagu te näete, siis seal liiva sees on üks piluke. Seda kutsutakse Neitsi koopaks. Ja see jõgi on siin Ahja jõgi. Ja vanarahva tarkuse järgi see on Neitsi koobas. Ja siin võib kohata, kui sa oled õigel ajal siin, milleks on siis jaanilaupäeva öö. Siin võib kohata ja osad on kohanud koopaneitsit. Tal on kuldsed kiharad ja on kuulda sellist kilinat sealt koopast, mis on siis kudumine. Osad peavad seda allikavee jooksuks, aga kõik teavad, et see Neitsi tegelikult koob seal midagi. Ja kui sa juhtud nägema seda Neitsit jaanilaupäeva öösel siin, siis on kindel, et sa leiad endale selle õhtul ka enda sõnajale õie ehk siis naise. Ja minu arust see koobas meenutab midagi. Mis teie arvate? Nii, me oleme siin näinud metsas siukseid asju. See on juba 3. Need on numerdatud, see on 58 ja me mõtleme, et mis asjad need sellised on, et äkki teie oskate öelda. Et ilmselgelt see on mingi andur, aga mida nad mõõdavad? Äkki keegi oskab vastata?
sest ma ei oska öelda, miks nagu see on siin ümber. Mida see mõõdab, on küsimus. Saime siis teada, et tegelikult Taevaskoda on koht, kus siis tulla ja saada rahu ja tunda oma esivanemate väge. Ja tegelikult tuleb välja ka, et enda nime ei tohi kraapida liivaseina. Nii et õnneks me seda ei teinud, aga pärimuslikult on siin siis püha ja puutumatu kogu loodus. Iidsed, liivakivikaljud, koopad, allikad, kivid, jõgi, maapind, taimed, loomad ning muud olendid on kõik looduskaitse all ja on peaaegu puutumatu. Ma loen nüüd maha kõik. Taevaskojas saab kogeda looduse rahu, ilu, ülevust ja vägevust. Seepärast tullakse siia abielule õnnistust saama, lapsele nime panema, tervist kosutama, palveid ütlema, tänama, nõu pidama ja rahvakalendri tähtpäevi tähistama ja muidugi muud olulist toimetama. Seega nüüd ma saime teada, mis asi see Taevaskoda tegelikult on. See on püha paik, kuhu saadakse tulema, kuhu tullakse saama rahu ja väge. Kas sa said rahu? Ma sain rahu ja ma olen nüüd rahulik. Süda on rahul ja kere on maandatud. Hing ja keha on puhanud. Aitäh! Aitäh! Ja vaadake ka meie järgmiseid episoode. Oota, ma näen teda. Orav. Vaatab siia ju. Teeme filmi. Jess, me nägime oravat.